et see vestluste ring auväärselt käima lükata, olen ma siia meie stuudionurka Digitark Live'i saate avakülaliseks palunud Arvamusfestivali turundusjuhi Anu Melioranski. Tere sinule! Tere! Ja inimese, kes tegeleb siin kümnete vabatahtlike osalejatega, Martin Meitern. Tere sulle ka! Tere! Ma kõigepealt tahaksin teada, et kui palju teie nüüd, kui te selle festivali ettevalmistamisega siin eelmistel päevadel ja nädalatel tegelesite, pidite ilma peale mõtlema? No see mõte käis peast läbi tegelikult päris palju, sest see suvi on olnud erakordselt vihmane ja jahe. Ja äärmiselt hea üllatus oli see, et nüüd augustiks saabus siis suvi. Et loomulikult me mõtlesime selle peale. Eelmine aasta oli siin ka paduvihmahooge, aga see aasta ei tule. No kas paduvihmahoog kuidagi pärsib arvamuse avaldamist ja mõtlemisvõimet ka eestlastel või oleme me sellega nii harjunud? Vihmakäes on ikka tüütu olla, aga mis eelmine aasta vist oligi see, et kui hakkas sadama, inimesed kuulajad läksid sinna samasse telgi alla, kus olid need arutlejad ja seal jätkus see arutelu suurepäraselt, et seal tunduski, et tekkis mingi selline suurem dünaamika, et kõik on seal koos ja siis minu meelest see isegi natukene nagu aitas kaasa mingitel aruteludel, et no suurtel festivalidel korraldajaid ja korraldustiimi liikmeid vaadates kipub nii olema, et nad ikka tormavad ühest kohast teise ringi, et teil oli isegi aega praegu tulla siia Digitark Live'i stuudiosse juttu ajama, et on see näilik või tegelikult ongi nii, et 3. Arvamusfestivalil nüüdseks juba kõik toimib? No me oleme harjunud väga palju ja väga täpselt planeerima, nii et tegelikult me eile õhtul, kui sa kutsusid meid, siis me kohe otsisime kalendris sellise aja, et meil oleks võimalik tulla. Aga muidu jah, me ikka jookseme väga palju ringi. Anu, mis see sinu töö on? Kuidas turundada sellist ideed või mõtet, et meil on ju õigus ja kohustus arvata? No on selge, et ega turundust ju kõik inimesed ei märka, märkavad ikkagi need, keda see teema kõnetab. Ja meil on ka kindlasti oma sihtrühm olemas, nagu näha, väga palju inimesi on tulnud, nemad on seda reklaami märganud. Aga minu töö täpsemalt on, ütleme seesama ajakiri, siin peal on näha meie plakat, et kõik kujundusmaterjalid, äpikujundused, kõik sellised koostööd sponsoritega, toetajatega, see on kõik minu vastutusala. See trükis, millele sa juba viitasid, on päris mahukas. Siia mahub hästi palju erinevaid inimesi ja ideid. Kuidas sa suudad selle kõik kuidagi tervikuks selles arvamuse maailmas siin luua? Palju sa pead vaeva nägema selleks, et enda peas see selgus majja saada enne festivali? Üsna palju. See on isegi võib-olla mitte nii mahukas trükis, aga meil on üle 200 arutelu ja üle 100 organisatsiooni, kes tegelikult korraldavad seda festivali, et Arvamusfestival tegelikult täidab programmiga ainult Oru ala. Selline koordineerimistöö ja seda teeb sisutiim, mitte turundus. Ja neil on väga palju tööd olnud ja nüüd siis turundusest tulla ja hakata kõige selle kavaga tutvuma, kui ta veel muutub ka vahepeal päris palju, et see on päris hea väljakutse. No millest võib Anu kava eelkõige muutuda? Kas sellest, et inimesed jäävad muutliku kliimaga Eestis haigeks või seetõttu, et arvatakse teisiti ja otsustatakse, et ärme seda teemat see kord siin käsitle? No me oleme püüdnud, et see kava iseenesest väga palju ei muutu. Võib-olla pigem see koordineerimise hetk, et kui mitu organisatsiooni tulevad sama teemaga või mitu inimest tulevad sarnase teemaga, siis me oleme pigem püüdnud sisutiimis suunata neid kokku, et ühiste huvidega inimesed kohtuksid ja organiseeriksid ühiselt selle arutelu või kogu ala, et otseselt kavas nagu muudatusi väga palju ei olegi. Seda on hea kuulda. Martin, sina oled ilmselt see tiimiliige, kes käib suure kommikotiga päev otsa ringi
ja teeb pai nendele kümnetele ja kümnetele vabatahtlikele. Kui suur see sinu vabatahtlike tiim siin on? Festivali vabatahtlikud tegelikult saab jagada kaheks, et nüüd vist kokku on neid umbes 300 inimest, kes on panustanud siia, kellest ümmarguselt 220 on näinud vaeva jaanuarist alates. Osade töö võib-olla ongi seal kevade pool rohkem ja osadel on siin juuli-august. Ja siis nüüd festivali ajaks on meiega liitunud veel kuskil 40 Paide keskkooli noort ja nemad on nüüd otseselt need, kellele mina pean kommikotiga järel käima ja pai tegema. Et jah, festivali ajal need 200 midagi inimest, suur osa neist saab juba nautida seda festivali, aga jah, need Paide noored on need, kes nüüd siis on siin see festivali nägu ja tegu. No kui vaadata suurfestivale, mis toob kokku tuhandeid inimesi Eestis ja välismaal, siis on ju veinifestivale ja õllefestivale ja toidufestivale. Et mis on see osa, mida saab üldse festivali korraldamisel usaldada vabatahtlikule, kes ei ole võib-olla kogu oma hinge ja igapäevaeluga seotud ju tegelikult selle tulemuse saavutamise nimel? Minu meelest Arvamusfestivali juurde on just kogunenud need inimesed, kellele see ongi selline südameasi, et meil on kogu festival valmib vabatahtlikult ja võib-olla isegi tundub natukene selline utoopiline, et see päriselt toimibki usalduse peal ja kõik need inimesed on siia kohale tulnud ja need arutelud toimivad, et mulle tundub, et need inimesed ise on lihtsalt nii motiveeritud, et neid saab usaldada. Mis on need põhilised funktsioonid, mida vabatahtlikud täidavad ühel festivalil? Taaskord saame kaheks jagada. Need, kes on selle festivali siia toonud, me saame need äkki jagada nende tiimide kaupa, et meil ongi turundustiim, kommunikatsioonitiim, siis mingid inimesed, kes hoolitsevad logistika eest, meluprogramm, toitlustus, festivali ala. Sisutiim. Just, sisutiim, kes on need arutelud kõik kokku koordineerinud. Sõnaga. Ja, just. Kas teile endale ka mõni tööülesanne selle kõrval jääb? Minul praegu tegelikult on üsna palju jooksmist siin, kuna need samad 40 noort, kes siin ringi käivad ja naeratavad ja on igal pool abivalmis, et nendega on täitsa palju tegemist ja ma loodan, et ma jõuan ka mõnele arutelule, aga olen arvestanud ka sellega, kui ei jõua. No vähemalt see läheb sul ka kirja aruteluna, eks ju, et ühele Digitark Live'i arutelule oled sa juba jõudnud. Kommist me nalja tegime, aga tegelikult ka, mida saab vabatahtlik kaasa endale olles pühendanud oma aega ja veetes need 2 festivalipäeva siin Paides? Ma arvan, et selle hea tunde siit festivalilt, et see on täpselt see koht, kus inimesed tulevad 2 päevaks kokku ja nad on siin nagu tõesti hästi õnnelikud, hästi rõõmsad ja et nad on osa olnud selle loomisest, et ma arvan, et minu jaoks vähemalt see on nagu hästi oluline. Ja teine asi, mis minu meelest seda festivali tiimi hästi palju iseloomustab, on see, et siin on hästi nagu palju erinevaid sõprusringkondi, et minu enda jaoks on see väga oluline, et ma saan sõpradega midagi koos teha, mis on tööväline ja mis mulle endale väga meeldib. Ja ma olen festivali tiimist nüüd 2 aastaga leidnud endale väga palju väga olulisi sõpru, just sellepärast, et me oleme nii palju aega sellesse koos panustanud. Et ma arvan, et see on enamustel vabatahtlikel on see üks suurtest motivaatoritest. Kui taaskord tuua üks paralleel igasuguste meelelahutusfestivalidega, siis tihti on seal nii, et minnakse festivalile küll, aga ega nendele kontserditele nagu ei jõutagi. Kuidas te siin tähele olete pannud, et kui te ringi siin Vallimäel ja ümber Orus käite, et palju on siin neid jämmijaid, kes puu all omakeskis või seltskonniti arvavad, aga tegelikult vestlustele võib-olla või nendele programmis välja kuulutatud vestlustele ehk ei jõuagi. Aga tegelikult ei peagi minema. Ja meil on küll, me räägime osalejatest, aga see ei tähenda, et sa pead igas arutelus sõna võtma või kõva häälega väljendama, mida sa mõtled. Et väga sobib see, kui sa kuulad, mõtled, võib-olla oledki puu all sõpradega, lihtsalt pärast arutad, et igal pool ei pea sõna võtma.
kui ma enne siin ringi käisin, siis ma vaatasin, et mõnes telgis oli päris palju inimesi, sealt ala piiridest isegi välja ulatusid, mõned kikivarvul kuulasid ja mõnes olid paar-kolm ja istusid ja mõtlesid kaasa. Kas see esimene telk oli edukam kui teine? Tingimata ei ole edukam, sest et ma arvan, et need paar-kolm inimest, et kui nemad said sealt mingid väga head mõtted, mis neid inspireerivad võib-olla järgmiseks aastaks mingil teemal tegutsema või need arvavad nüüd muud moodi, siis võib-olla see arutelu pidigi seda eesmärki täitma, et nüüd on need 3 inimest juures, kes on nagu väga motiveeritud millestki. Et erinevatel aruteludel võivadki nagu erinevad eesmärgid olla, et ma arvan, et see osalejate arv seal loomulikult kõigile meeldiks rohkem rääkida arutelus, kus on palju osalejaid, aga ma arvan, et tegelikult ka väikse osaleja arvuga arutelud võivad olla nagu väga edukad. Arvamusfestival toimub sellel aastal 3. korda. Just. Mis see teie jaoks tähendab? Kas 3. kord on juba palju? Kas see on juba traditsioon? Ei ole traditsioon. Meil on see aasta on täitsa palju uusi asju, mis me oleme võtnud endale kavasse ja selles suhtes ei ole tekkinud mingid rutiini, et kõik nüüd täpselt teavad, mis ja kuidas käib, et ikkagi on sellist eksperimenteerimist täitsa palju. Ja see aasta üks väga suur muudatus on see, et kui eelmine aasta meil arutelud olidki rohkem mõeldud niimoodi, et 4 inimest on lava peal ja ülejäänud on publik ja kuulavad, siis see aasta üks väga suur samm edasi on see, et me üritame neid aruteluformaate muuta niimoodi, et kaoks see distants kuulajate ja publiku vahel ära. Ja loomulikult füüsiliselt me oleme ka ruumiliselt läinud ju Paide keskväljakule, et see on palju suuremaks läinud ja see juba takistab seda rutiini tekkimist, et No mina jälle ütlen, et on traditsioon, vähemalt me oleme selle endale võtnud sihiks, et see võiks olla traditsioon 3 aastat, see on ikkagi päris noor festival. Kui me vaatame teisi festivale Eestis, siis neid on toimunud ka paarkümmend aastat, eks me rihime sinnapoole. Aga loomulikult, nagu Martin väga hästi välja tõi, siis me arvame, me tahame olla arenev festival, et me püüame iga aasta pakkuda midagi uut. Kas siis alakujunduses või osalusvormides, et inimesed ei tuleks kohale või ei tuleks kohale tundega, et ma tean niikuinii, mis siin toimuma hakkab. Suurtes piirides kindlasti nad teavad, aga mingid üllatused võiksid ka olla. No kui me natukene üldühiskondlikumalt läheneme, siis mis on see eeldus, et Arvamusfestival üldse oleks omal kohal, ütleme 10 või 15 aasta pärast, et see oleks pika traditsiooniga festival. Mis peab meie ümber selleks toimuma või mitte toimuma? Loodetavasti ühiskond ei ole selline kivistunud nähtus ja asjad muutuvad, inimesed muutuvad, seisukohad muutuvad ja kui me vaatame Skandinaaviasse, siis kust meie oma inspiratsiooni oleme saanud Rootsist, seal on taoline festival toimunud üle 40 aasta. Nii et me rihime sinnapoole. No üks põnev jutt on meil veel ajada siin ja see jutt puudutab seda, et küll me oleme kokku tulnud siia Paidesse 2 päevaks, aga tegelikult Arvamusfestival oma sisult ulatub juba oluliselt kaugemale. Kui me vaatame siin meediaväljaannete kohal olemise arvu, või nende eetritunde, siis tegelikult need mõtted ju siit ulatuvad oluliselt kaugemale. Kui kaugele on need seni ulatunud? On teil ka mingit huvitavat eelmiste aastate tagasisidet selle kohta, et kui kaugelt on näiteks veebistriime vaadatud? Veebistriime vaadati väga palju. See oli tuhandetes. Et selles mõttes on väga tore, et siit toimuvad ülekanded. Kõigil ei ole võimalik kohale sõita erinevatel põhjustel. Nüüd kui kaugelt, siis kindlasti Skandinaaviast, erinevatest Euroopa riikidest on vaadatud. Need on muidugi väikesed numbrid, aga me ei ole ka veel nii vana festival, et võib-olla kõik teaksid meid. Oleks ju igav saade, kui ei intrigeeriks, eks ole, nõustute. Kas Arvamusfestival jääb eestikeelseks festivaliks? Ta juba tegelikult see aasta ei ole täiesti eestikeelne festival, et meil on täitsa mitu venekeelset arutelu ja inglise keeles samuti. Et see
tegelikult on üks meie eesmärk, et kui meil tekib rohkem seda ressurssi, et panustada nii eesti kui vene keelde, siis me hea meelega tooks ja veel rohkem neid arutelusid. Sest et Eestis elab väga palju venekeelset elanikkonda, aga tegelikult ka muukeelsetele elanikele, kes tihtipeale räägivad inglise keelt, et neile see festival kohale tuua, et ma arvan, et ka nende jaoks need teemad on väga olulised. Jah, me lähtume vajadusest, et küllap see inglisekeelse arutelu vajadus ka suureneb. Ja siis me soovime seda pakkuda. Väga hea. Mul on üks MTLive'i nimeline kaart siin käes ja see ei ole ju üldse mitte kogemata juhtunud. Te olete ka mobiilseks sellest aastast läinud. Palju selles on teie jaoks uudsust või on see siuke peale sunnitud lahendus tegelikult, et nii peab? See oli meie üks suuri unistusi. Juba esimesel aastal me nägime, et kuigi oli kõigest 50 arutelu esimesel aastal, tänavu on üle paarisaja, siis me oleme järjest tunnetanud seda vajadust ja inimestega rääkides on tulnud tagasiside, et kavas on keeruline orienteeruda. Me mõtlesime, et kuidas seda lihtsamaks teha, midagi nutikat on vaja. Ja äpp on sellele nagu loogiline lahendus ja ma tean, et eile õhtuks oli ligi 400 allalaadimist, uut allalaadimist, MTLive'i allalaadimist, kus siis Arvamusfestival on sees. Mis sa arvad, kas need inimesed on pigem need, kes ei saa, ei viitsi, ei jõua Paidesse kohale tulla või on see pigem selline mugavusteenus selleks, et siin kohapeal olles ja valikuid tehes leida just see õige vestlus enda jaoks üles? No, inimesed on erinevad, mõned planeerivad pikalt, et mina ise tegin endale kava valmis juba paar nädalat tagasi. Ja mul on väga mõnus sellega siin ala peal just ringi käia, et telefonist on ju kogu aeg kaasas, kogu aeg taskus. Võtad välja, vaatad ja suundud sinna, kus sa oled varem selle valiku ära teinud, et sa ei pea siin koha peale selles kiires tempos enam kava otsast lõpuni kogu aeg läbi lugema. Äärmiselt mõnus. No teil on kindlasti nii palju aega olnud, et põhjalikult selle programmiga tutvuda, et soovitage siis neile, kes võib-olla nüüd alles ka meie striimile ja MTLive'i kanalil olevale saatele juhtunud on, et mida selle aastane programm tõeliselt selliste põnevate või teie jaoks oluliste vestlustena rahvani toovad? Meil on ennekõike vist lihtne inimestel endal valida tänu sellele, et meil on erinevad alad, kus ühes kohas räägitaksegi haridusest ja teises kohas majandusest. Et kui sa tead, et sind huvitab haridus, siis sa tead, et sa võid vabalt veeta need 2 päeva seal ja sa saad tõenäoliselt väga kvaliteetse programmi. Aga mida soovitada, mina ise homme hommikul tulen kindlasti siia meie Europarlamendi saadikuid kuulama. Minul on endal, ma olen isuri juurtega ja siin tuleb ugrimugrilaste teemal juttu, et kellele neid vaja on. Et mina lähen ise seda näiteks, leian oma ajakavas koha, et minna vaatama. Kindlasti üks, ma arvan, väga intrigeeriv arutelu on minu meelest täna õhtul, mis kasu on Arvamusfestivalist, kus siis üritatakse leida vastust, miks need inimesed siia kokku on tulnud ja mis sellest siis saama peaks. No võtsidki mult peaaegu et küsimuse suust ära, aga ma siis seda küsimust siin ja praegu ei hakka küsima, et kõik, kes tahavad teada, mis kasu on Arvamusfestivalist, saavad seda õhtul siis koha peal järgida. Mis alal see toimub? Ma peast ei oska isegi öelda. Mul on see minu kavas, aga mul telefoni pole kaasas praegu. Väga õige, eetrisse ei tohigi telefoni kaasa võtta. Mitu vestlust sul seal minu kavva on mahutunud? Palju sa oled endale eesmärgiks võtnud? Ausõna, ma ei teagi, mitu mul sinna minu kavva sai, üsna suur hulk. Ma lootsin, et kui mul on vaba hetk, et siis mõni ikkagi kattub, et ma saan minna, aga täna hommikul minu telefon, ma olin Facebookis ka pannud attendinud ja oli, et mul on 17 üritust täna.
et see oli päris huvitav tundub, number. et noh, kell hakkab 2 saama, aega ju veel on, et tuleb tegus päev. Aitäh, Anu-Meli Ranski, Arvamusfestivali turundusjuht ja Martin Meitern, vabatahtlike juht. Olete ühe toreda ürituse kokku pannud, ma loodan, et kõik sujub hästi ja ärge siis unustage, Emt Live on see äpp, mille te saate kõik tasuta alla laadida ja Arvamusfestival on seal täies mahus sees. Ja meid saate ka sealt kõik need 2 päeva järgemööda vaadata, öösel korduseid, kui päeval pole mahti või ilm liiga ilusaks läheb ja see päike teid kuidagi randa viib näiteks, aga rannas töötab ka mobiiltelefon, nii et see ei ole ka vabanduseks. Meie jätkame siit varsti juba uute vestlustega. Me räägime mõne aja pärast natuke lähemalt Mungist. 14.30, aga räägime uutest alternatiividest pangateenuste turul. See peaks küll olema päris põnev teema, sest raha puudutab meid ju kõiki. Ja kell 5 õhtul räägime keskkonnasõbralikkusest. Nii et Vungi innovatsiooni alal olete teretulnud ja loomulikult kõikidel teistel teile huvipakkuvatel aladel siin Paides Arvamusfestivalil.